morning sun on the Tihani shore. Towards Balaton Fyret felt the pull once more. Touched the boots of the men by the pier, you see. A promise whispered to the Balaton Sea. Walking under the trees on the promenade. Past the vineyards of Chopak, a memory made. Redstone Hills call me home. In Balaton Almaty, yeah, the Redstone Hills call me home. Astun Tihanist välja. Tänase päeva jalutuskäik kulgeb Põhja-Palatoni rivieral. Siin on nüüd näha need ilusad jalgrattateed natukene, mis nad tervet Palatoni järve ümbritsevad. Kohati neid kombineeritakse küll väiksemate kohalike teekestega majade vahel, aga üldiselt on siuke mõnus rattaga tuulitamise tee ja astumise tee, kes valib talla taksovariandi. Balaton Fyret, Ungari esimene ametlik spa-sihtkoht. Et selle piirkonna ajalugu on kindlasti kujundanud geoloogia, kuna siin on need mineraalveeallikad, rauarikkad ja mineraalide rikkad. Ja siis leiti, et tervisele kasulikud juba 18. sajandi alguses. Nii et päris vana, alguses käisid siin muidugi puhkamas aristokraadid, aga kuskil 19. sajandi lõpp, 20. sajand, et siis juba keskklassi inimesed ka. Esmamulje on nagu turistikast kuulad linnast. Siin paistab uhke hotell Fyret. 4 torni. Promenaad, puhkavad inimesed, hotellilaadsed ehitused. Kuulalt, mis kuulalt. Ja terve hotellile on ehitus Elado ehk meie. Siin sõidavad punased turistirongikesed. Siin on sadamaala. Ja sadamaalal on kuulus kalamehe ja palvemehe skulptuur. Paremal see on siis kalamees ja see on palvemees. Ja legend räägib, et need, kes puudutavad nende kujude saapaid, et need tulevad Balaton Fyretisse tagasi. Kuna ma täna olen ainult läbikäigul ja siin ei teata, siis ma igaks juhuks puudutan saapad ära, et oleks võimalus ja põhjus tagasi tulla. Ja siit lähen Ranna promenaadile. Aha, seal paistab üks huvitav kivi, huvitava märgiga. Natuke lähemale. Vesi on siin rahulik, aga see käemärgiga justkui kivist välja ulatuv käsi, see kuju siin sümboliseerib ühte suurimat siis kaasaja laevaõnnetust siin samas Balatoni järvel. Ja see oli laev nimega Baitash, mis siin ümber läks. Ja 23 inimest sai surma. Aga see lugu ise on pikem, et see laev, see Baitash, ta oli juba ehitatud 1918 ja teise maailmasõja ajal veepõhja pommitatud. Ja no siis võeti ta sealt veepõhjast välja ja renoveeriti ära. Aga siis, kui ümberehistus ja rekonstruktsioonitööd oli, siis mindi turvanõuetest mööda. Tehti tekk pikemaks 6 meetrit, päästepaadid pandi ebaoptimaalsetesse kohtadesse ja reisijate arvu lubatud maksimaalselt suurendati 150 kaasrajale. Et on saatuslikul päeval 30. mail 1954 seal Baitashi peal oli 178 inimest ja siis nad hakkasid siit Balaton Füredi sadamas sinna Tihani poole sõitma ja parasjagu olid käimas siis purjetamise võistlused ja loomulikult kõik inimesed, kes seal laeva peal olid, tormasid ühte serva laevale ja ajasid laeva kreeni. Siis hirmunult jooksid kähku teisele poole ja laev hakkas metsikult nagu kõikuma ühelt poolt teisele poole ja loomulikult läks ümber. Aga oli üks vapper mees seal laeva peal,
kuskil audu, mis iganes audulaevadel on need asjad. Ja oma elu hinnaga põhimõtteliselt tegi seal, mis vaja teha oli ja päästis selle laeva nagu plahvatusest või hullemast ja täpselt samuti mõned vaprad sõudjad tulid appi siis päästma elusid ja lõpuks oli 23 surnut, et 178 reisijat, 23 surnut, et no päris paljud ikkagi õnnestus ära päästa, aga õnnetus oli kohutav ja kohalikud võimud, siis olid ju see nõuka võimud, tegid kõik, et maha vaikida see õnnetus või nii väikeseks teha, kui vähegi võimalik, et võtsid enam-vähem puhkavatelt ja filmivatelt turistidelt, tulid randa, võtsid kaamerad ära ja kellegi ei lubanud midagi rääkida ja laeva kapten pandi üldse kuskile pogrisse alles 8 kuud hiljem, kui selgus laeva logidest, et kaptenil ikka mingit süüd ei olnud. Alles siis sai ta välja ja see pressiteade, mis välja läks, väitis, et ainult 12 hukkunut olevat olnud, ja väga nagu väikeseks tehtud see laevaõnnetus võrreldes sellega, mis tegelikult on. Ja selle õnnetuse sümboliks ja ka selle vapruse sümboliks ja selle võimude poolt maha surumise sümboliks on siis see käemärgiga kivi. Neid sümboolse tähendusega asju jätkub siin veel, et siinsamas kõrval rannas see rannapromenaad, Tagore promenaad ise on ka sümboliks bioloogilisele diplomaatiale, kui nii võib öelda. Ja nime on ta saanud kellegi Bengali luuletaja Nobeli preemia autori laureaadid on Nobeli preemia laureaadi Tagore järgi ja 1926 aasta see Tagore oli olnud haige ja tulnud siia Balaton-Füredisse südamekliinikusse, et meditsiinilis kuulalt ja värk ja siin ka südamekliinik oli juba päris ammu 19. sajandi alguse poole ajatud, oli tulnud siia saanud terveks ja siis olevat istutanud siia samasse Tagore promenaadi kanti ühe pärnapuu. Selle legendi järgi, et kui vanamees istutab puu, siis ta elab nii kaua, kui sellele puule võra tekib ja Tagore olevatki elanud aastani 1941 ehk siis kui võra puule tekkis, siis kui ta ära suri, et siis see pärnapuu suri ka ära, närvus ära, aga siis tekkis traditsioon, kus Balaton-Füredit külastavad riigipead ja teised Nobeli preemia laureaadid ja astronoomid, kõik istutasid mingisuguse puusi ja tekkis niisugune omamoodi diplomaatiline allee. Muidugi 1970. alguses käisin Balatonist üle nagu väga hirmus tuul, mingi 140 meetrit sekundis, enam tornado ja rebis need diplomaatilised puud kõige täiega maa seest välja. Aga siis taastati see allee aasta-paar hiljem ja siia pandi kasvama plaatonipuud ja plaatonipuud allee ja nüüd see allee on omaette ka sümboliks ja mälestusmärgiks. Chopak, üks vaiksem koht kui Balaton-Füred ja ma olen rongijaamas siin kohalikus, mitte sellepärast, et rongiga sõita, aga siin on üks huvitav vana vedur näha. No tegelikult see Chopak, see on pigem nagu veinikoht, et need Chopaki veinid, need olevat eriti spetsiifilise hea maitsega. Tänu sellele, et siin on huvitav pinnas, et kohtuvad erinevad sorti kivimid ja see Balatoni järv iseenesest ja genereerib siia unikaalse mikrokliima. Nii et need Chopaki veinid on erilised ja neil on ka oma kvaliteedistandard vabatahtlik, mida järgida, et veini need tootjad on siis kokku leppinud mingites põhilistes kriteeriumites, mis on hulka karmimad kui siis Euroopas ja Ungaris muidu, kuni selleni välja, et need viinemaad ja taimed, et need peavad just sellest piirkonnast pärit olema ja siis olevat isegi mingisugune spetsiaalne komisjon, et kes käib neid veine maitsemas, et seal peaks, kas on tunda mingit spetsiifilist seda maitset, mida nad nimetavad nagu
tšopaklikkus või see, noh, see kohalik muldade maitse. No ma nüüd passin siin, et saaks üle tee. No neid vinoteka-silte, veinikohtadele viitavaid, neid ikka leidub tee ääres. Ja siin teisel pool teed on ka veini ajamise värgid. Mingid seadeldused. Vahva nimi majutuskohale. Chopacabana. Koht nimega Algiers. Algiers on suur merevärav. Või no Palatoni kontekstis peaks ütlema, et järvevärav. Et siin on palju jahte, jahisadam. Ja kui muidu Palatoni järvel talv läbi neid paadikesi vee peal hoida ei saa, sest ilmastikutingimused väga ei luba, siis Algiers rakendatakse moodsat tehnikat ja see on võimalik. Aga siin on nüüd näha see koha nimi. No selle südame kohal peaks olema teine öö. Algiers. Väike rannaala ka. Ja siin see ujuk on kohe päris kaugel vees. Aga noh, nagu näha siin suhtlejatest, siis vesi on madal. Et saab sinna vabalt juurde. Jätab külalislahke mulje, mitte eriti tudistikas samas. Selles mõttes, et nüüd söögikohad lõunaaeg kusagil, aga üsna tühjad. Ja siuke ilus suur hotell ka müügis ja paistab, et siin kohe tehaksegi niimoodi, et arendatakse kohati majad valmis hotellid ja siis pannakse müüki, et kes tahab tulgi opereerima. Et väike kinnisvararuum siin kandis on. No siin on täpselt näha, kuidas arendus käib. Näiksu nagu hotelli moodi majad ja ei lähe kohe müüa ka. Kui nüüd kedagi peaks huvitama, kus neid ilusaid hotellikesi osta saab, siis selle koha nimi on seal eemal raudteesildil näha. Palatonal Madi. Ja see Palatonal Madi, see on minu tänase päeva sihtkoht ka. Et kui ida poolt tulla, siis võib öelda, et ta on värav Palatoni põhja rivierasse. Võõrõske villapark, minu majutus peaks siis selles majas olema. Ja nüüd hakkama mõistatama, kuidas siin sellist check-in'i teha nende koodidega. No väravast sain ilusasti sisse. Maja uks oli lahti, sest kodistamine veel käis ja seifis sain võtme ka kätte ja tuba mulle määratud paistab olema siuke päris äge. Et see, mis ma originaalis planeerisin, mis iganes ruum see veel oli, see millegipärast ei olnud kättesaadav, kas oli keegi teine sinna sisse pandud või mis iganes, siis ma sain siukse toa ilma lisatasuta ja paistab, et mingisuguse upgrade'i